Mul ei ole veel plaani nagu, mida ma teen. Kurat, Roomet, sa mängid alati su drooniga juhtub midagi. Droonipiloote on 2 tüüpi. Need, kes võtavad rahulikult ja püüavad ilusaid kaadreid ning need, kes püüavad alati saada võimalikult efektseid kaadreid. Võib öelda, et mina kaldun sinna teise äärmusesse. Kuna ma riskin rohkem, siis mu drooniga on sekeldusi umbkaudselt iga 3. kord, kui ma seal õhku lasen ning see trip ei olnud erand. Või tegelikult oli, sest nii ekstreemses olukorras ei ole ma veel kunagi olnud. Võib jääda mulje, et droon tegi mulle justkui tagasi kõikide nende kordade eest, kui ta on kuskile sisse sõitnud. Sest sellest, mis pidi olema mu droonipäästemissioon, sai väga kiiresti minu enda päästemissioon. Aga alustame otsast. Kätte jõudnud meie Leedu tripi viimane päev. See päev algas nagu iga teine. Ma olin hommikul oma valduseid üle vaatamas ning mõtisklemas suurte eluküsimuste üle, nagu näiteks, kumb oli ennem, kas muna või kana ja mida ma hommikusöögiks söön. Erro, meil on bassein ka. Kus ma võtsin ujukaka kaasa? Kus? Mis ma suga koos olen? Astu paar sammu tagasi. Tee üks spin. Tead, keda sa meenutad mulle? No. Pierrot. Kui sellega vändata, siis tuleb kindlasti mõni vigur välja. Viguri vänd. Sealt Pinocchio sellest. See on juba väga hea. Oli ta nimi Pinocchio või? See pika ninaga vend vaata. Tal oli see sõber valgete riietega. See on lausa väga hea. Ma ei sittusin see. Sittusin jah! Ma ei lasknud ette peale. Ma igaks üks mainin, et see viimane osa oli nali täiesti päriselt ka. Aga see, mis edasi hakkab juhtuma, on naljast väga kaugel. Kui nüüd aus oli, siis ma isegi mäletan, millal mul sitt viimati nii ventikas oli. Kui me otsime sellele olukorrale süüdlast, siis ma arvan, et see võiks olla väga ilus valgus ja hea ilm. Okei, ilmselt oli mina süüdi. Aga jaa, ilmselt oli mul vaja seda valgust ära kasutada, et super head droonikaadrit saada. Ja tere tulemast minu drooni peale. Kõik hakkas allamäge minema just selles momendis. Mu droon tegelikult salvestas seal videot edasi, aga mina enam telefonis pilti ei näinud. Samuti puudus mul visuaalne kontakt drooni endaga. Ma arvasin, et ta on ikka veel kuskil kauguses. Ma tõmbasin veel tagasi ja veel alla. Ja mul on äärmiselt valus vaadata praegu seda pilti, sest et see sama siin on hotell. Sellel samal momendil ma teadsin, et mul on drooniga ühendus lõplikult kadunud. Ma viskasin jope selga, jooksin linna tänavatele hotelli taha, sest ma eeldasin, et see nüüd lendas hotelli taha. Ma lootsin, et see droon on veel õhus. Aga kui telefon läks tagasi tööle, juhtus üks kõige halvemaid asju, mida ma üldse oodata oskasin. Minu eeldus, et droon on kuskil õhus, oli kadunud, sest ma nägin musta pilti ja see, kus ta on. Ma liiksin sinna poole ja kui ma hakkan lähemale jõudma, näen, et mu ees on sirgelt 3-meetrine müür, millest ma ilmselgelt ei saa üle ronida. Nii et ma hakkasin liikuma esimesest kohast, kus ma saaksin sisse minna. Küll aga mida ma see moment ei olnud tähele pannud, oli see, et tegemist on Leedu presidendi paleega. Seega see on kõrgendatud turvalisuse all. Kui ma jõudsin sinna metallidetektori juurde, oli seal vastas mul 3 inimest ja oli aru saada, et nad olid drooni märganud ja nad otsisid seda samamoodi taga. Ja siis jookseb üks vend täie hooga. Niimoodi läksin lihtsalt kohale. Küsiti, et kas see on droonipult või midagi. Ma ütlesin ei, et mul telefoni aku on tühi, et see on akupank. Ja nad jäid uskuma seda. Igatahes ma sain taha ja ma pääsesin taha. Täiesti pekkis. Okei, ilmselt ma sõitsin siia puu sisse. See on täiesti uskumatu praegu. Ma ei tea nüüd, kuidas ma välja saan, sest nüüd on seal ju kontrolli ees. Okei, mingi turva juba tuleb. Ma lasen teil ühe korra pakkuda, kas mind võeti kinni või mitte. Sellepärast on järgnev videomaterjal filmitud niimoodi, et ma hoidsin drooni käes ja telefon oli siin. Английская, типа, не зона, типа. Здесь прямая или
что бросаешь ее в снеге, он не бандюка, какая там поплавка еще лезет. И в супранте йогат, байрится, это, короче, ты... Типа, перпетуа свърт, man atrodo, kažką filmavai. Priseptyni vienas iš jų, kas ten įvyko tiksliai. Ateikit su to žmogum iki. Gerai, bet ten tie varteliai, kuris turi var atrakinti, nes darbuotojai. Gerai, eik, aš pasižiūrėsiu. Hello, nice to meet you. Põhimõtteliselt karakter, keda ma mängisin, oli loll turist, kes ei tea, mida ta teeb, kes oskab oma drooni juhtida, mis on võib-olla tõsi. Igatahes esimene asi, mida nad mu käest küsisid, oli see, kas ma ütlesin midagi filmida, mille peale ma ütlesin ei. See droon ei ole Leedus filminud mitte midagi, ma lihtsalt tõusin õhku, vaatasin, et oi, siin ei tohi lennata, tõin alla ja kogemata kaotasin juhitavuse ja sõitsin puusse. Nii peale nad ütlesid, et väga hästi, sest kui see oleks filminud, siis oleks karistus olnud hoopis kõrgem. Nii et ma saan aru, et ma pean sellest mälukaardist kähku kuidagi vabanema. Nüüd sel ajal, kui nad veel rääkisid oma ette, mis minust edasi saab, võtsin ma salaja mälukaardi drooni seest välja ja panin selle endale taskusse. Ise ma mõtlesin küll, et ma olen jõle kaval, et nüüd te küll teada ei saa, et ma midagi filmisin ja ma olin nagu, et see olukord vist laheneb päris hästi. Aga mulle tehti läbiotsimine. Ma lasen teil ühe korra pakkuda, mida nad mulle taskutest leidsid. Ilmselgelt selle sama mälukaardi. Nii et lollist turistist sai nende jaoks potentsiaalne oht Leedu presidendile. Sest et nagu ka ennem oli näha, nad arvasidki, et ma filmisin seal midagi või kedagi. Ja see ei ole just maailma kõige parem positsioon, milles olla. Kui mingisugused ülemad tulid tagaruumidest tagasi, öeldi neile, et mu taskust leiti mälukaart. Ja automaatselt nende neutraalsed näod muutusid äärmiselt kurjadeks. Mida nad ütlesid selle peale oli see, et kui me nüüd leiame mingisuguse materjali, mis siin filmitud on, siis sellele järgneb äärmiselt karm karistus. Kui ma hakkasin mõtlema juba seda, kuidas ma Eestisse tagasi saan, sest et lennuk ju läheb kell 4, kui mind nüüd kinni võetakse, tõenäoliselt järgmise päeva hommikuni mind ikka hoitakse kuskil kinni, siis just sellel samal momendil võttis olukord hoopis teise pöörde. Ma oleksin just olnud nagu täiesti pimedas toas ja siis sa näed seda väikest kiirt, seda lootuse kiirt ja sa hakkad sinna poole liikuma. Nüüd, mis see lootuskiir minu jaoks oli see, et neil ei olnud microSD kaardi lugejat, mis tähendab seda, et neil ei olnud võimalik sealt infot lugeda. Ja ma pakkusin kohe välja, et ma toon enda läpaka ja SD kaardi lugeja ja siis ma näitan neile, et seal peab olla mitte midagi. Ja täiesti uskumatu, nad olid reaalselt sellega nõus. Mu droon, mälukaart ja ID-kaardid nende kätes. Kui need oleks minu kätte jäänud, siis nad oleks mind alles järgmises elus tõenäoliselt näinud, kuni karma toob meid jälle kokku. Nii et ma jooksin täiega hotelli poole. Oh my god, Roomet tuli. Roomet, mis toimub? Mis toimus? Räägi nüüd. Nii tihki. Tagasi hotellisse selgitasin ma kiiresti olukorra Merrule lahti ja seda, et ma ei kadunud nii kauaks ära, et oma Leedu sõbrannadega kokku saada. Mul ei ole veel plaani, nagu, mida ma teen. Kurat, Roomet, sa mängid alati su drooniga juhtub midagi, nagu sa ei tohi lennata sükestes kohtades. I know. Okei, mine küsi. Kas te teate, mis nägu see on? Oota. See on nägu, kui mehel tuleb geniaalne idee. Ma saan ühe asja veel teha. Mul on selle kaamera sees teine microSD. Kui ma võtan selle kaardi enda kätte, ma panen selle sama kaamera microSD siia sisse. Et nagu vahetad ära? Vahetan ära ja nad ei saagi teada. Et mul on vaja nüüd kaamerat. Aga sellel on ka backup tehtud? Ei. Viis, kuidas ma olen siis otsustanud läheneda sellele olukorrale on see, et tuleb, mis tuleb. Ma võtsin ka teise kaardi kaasa. Kui ma jõudsin oma läpakaga sinna, kogunesid väga kurjad turvamehed minu ümber. Mul anti tagasi minu kaardid ja minu droon. Ja kuigi ma olen äärmiselt tolerantne inimene, siis see moment ma mõtlesin, et nagu ma ei tule praegu siia Leetu, et keegi hakkaks mind halvasti kohtlema. Ma teen, mida ma tahan. Ja ma võtsin kätte selle drooni, mille nad mulle just andsid, kukutasin selle nende enda silmi ees maha ja vaatasin neid turvasid sügavale silma, nende hingeni välja ja ütlesin, kui te tahate seda materjali, siis tulge ja võtke see mu käest.
peale mida nad mulle täie hooga sisse lendasid. Ja kuigi need leedukad olid kõvad löögivennad, siis ma sain ikka päris hästi neile vastu. Nii et kui mind pikali maha löödi, mõtlesin, et ma võtan oma põuest relva välja ja nüüd läheb korralikuks andmiseks. Oot, mul juba läks meelest ära. Samal ajal katused sihtis snaiper. Et kui ma hakkasin oma relva võtma välja, siis jep, seal samas koha peal nagu oligi minuga kõik. Sushikti turista, blять. Okei, ma võib-olla panin natukene juurde sellele jutule. Tegelikult läks asi nii. Nii kui mul anti droon ja mälukaart kätte, vahetasin ma selle oma teise väikese mälukaardi vastu ära. Nii et, mina võidan. Küll aga mida ma ei mõelnud see moment, või hakkasin mõtlema siis, kui see kaart oli sees, et see sama kaader, mida te just nägite, mis oli filmitud hotellis, on selle sama kaardi peal, mis ma just praegu arvutisse panin. Ehk siis, kui nad nüüd näevad seda videot, siis nad saavad aru, et ma olen kaardi ära vahetanud. Nii et kõik need muud paragraafid, mille alusel ma ennem oleks saanud karistada, oleks lisandunud tõestusmaterjalide varjamine või peitmine, mis on juba kriminaalselt karistatav. Sellele mõtlesin alles nagu see moment, kui see kaart oli seal sees ja ma olin mingi kuidas ma sellest olukorrast veel välja tulen. Ma ei hakkasin mitte midagi ilustama. Mu süda oli sellel momendil tõenäoliselt sama kiiresti nagu trummarid metalmuusikas. Igatahes, sel ajal, kui ma olin ära käinud, vaatasid nad oma logidest, mis kellaajal drooni oli palee kohal nähtud. Mis oli umbes kella 8 paiku, nii et mulle öeldi kohe, et davai, pane tänased failid kell 8 näita ette. Mida nad nägid, oli ainult 3 pilti, mida Merru tegi sel ajal, kui ma drooni taga otsisin. Ja edasi tulid videofailid, sest et minu arvuti näitab kõigepealt pildifaile ja siis videofaile. Isegi kui videofailid on vanemad, siis ta millegi pärast lihtsalt hakkab otsast peale. Nii et kui ma muidugi nüüd alla keriksin või nad oleks öelnud, et keri veel täiesti alla, siis jah, nad oleks näinud seda videot, mis on hiljem tehtud. Aga ma ütlesin, et näed, siit tulevad juba vanemad ja ta ütles, et okei. Ja kõige uskumatum asi oli see, kui nad ütlesid, et jah, tõepoolest faili ei ole. Vabandame, et nii palju teie aega raiskasime lisaks, aga ma loodan, et te õppisite ühe suure õppetunni täna. Ja tal oli õigus, aga minu arvates on see õppetund natukene laiem kui lihtsalt see olukord, sest et me saime kogeda väga ägedat luksust sellel Leedu tripil, aga naljaks on see, et kõige meeldejäävam osa on just see, mis ei maksnud mitte midagi. Igatahes ainult raha ei pea olema see asi, mis pakub sulle imelisi elamusi. Elu on see, mis pakub sulle kõige imelisemaid elamusi. Igatahes, kui sulle video meeldis, siis anna mulle pöidlaga teada ja ma ei tea, järgmises videos näeme juba siis. Davai, tšau!